Tere õhtust! Alustame tänast saadet siin Tallinna Ülikooli õppehoones, kus võib kohtuda nii Eesti tudengitega kui ka õppijatega näiteks Mehhikost, Jaapanist või Indiast. Suur osa kõrgkooliõppest on inglisekeelne. On lausa hinnatud, et ka eestikeelsetel õppekavadel on kuni 40% materjalidest võõrkeelsed. Tudengid tulevad sellega kenasti toime. Aga kuidas saaksid võõrkeeles õppimisega hakkama esimese klassi õpilased? Täna saates uurimegi, kuidas toimib õpe neis klassides, kus on segamini eesti ja vene emakeelega lapsed. Lisaks viime teid töökotta, kus saab igaüks enda vanu, seisma jäänud mööbliesemeid nutikalt korda putitada. Kuidas õpetada mitmekümnepealises klassis kõiki õpilasi ühtmoodi hästi, kui pooled kõnelevad vaid eesti keeles ja pooled vene keeles? Mitmetes Tallinna koolides on sellised segaklassid saanud reaalsuseks. Kontingent on väga kirju, erinevad kodud ja ma julgen väita, et see on üks põhjusi, miks õpetajad massiliselt lähevad koolist töölt ära ja ei lähe kooli tööle. Kuidas anda uus hingamine kulunud lemmikrõivastele või mida põnevat meisterdada vanadest mööblitükkidest? Viime teid täna töökodadesse, kuhu nende asju putitama oodatud igaüks. Sellest tuleb juba ongi valmis kassipesa. Üks hästi ilus mustavalge kirju kass siin Koplis ja tema saab omale pesa. Tallinna teenetemärgi omanik ja liikuvusekspert Mari Jüssi teeb hoolimata ilmast ja aastaajast kõik oma käigud rattaga. Kui ma ratta seljas olen, siis see toob naeratuse näole igatahes. Heerold viib teid täna ajarännakule Tallinna dominiiklaste Katarina kloostri ääres paiknevasse mahukasse viljaaita. Tallinnas on mitu sellist eesti õppekeelega kooli, kus kuni pooled õpilased on pärit muukeelsest perekonnast. Eriti just viimastel aastatel on saanud vene perekondadest trendiks panna laps eesti kooli, sest noor saab sedasi siinse riigikeele lihtsamini selgeks. Küll aga on selliselt moodustunud segaklassides õpetamine õpetajate jaoks osutunud parajaks väljakutseks. Aserbaidžaani juurtega 10. klassi õpilane Pärvis on esimesest klassist alates õppinud Eesti koolis. Tänu sellele räägib noormees nüüd puhtalt 4 keelt – eesti, vene, aserbaidžaani ja inglise keelt. Täna on tema soov jätkata tulevikus õppimist mõnes Eesti ülikoolis IT-alal, kuid algklassides oli Pärvise koolitee käänuline. Esimeses klassis väga ei osanud eesti keelt, sest kodus olen ümbritsetud aserbaidžaani keelega ja lasteaias eelkoolis oli rohkesti vene keele rääkijaid, mina sealhulgas. Seega esimeses klassis eesti keele teadmised olid väga kehvad ja väga ei saanud teiste lastega rääkida ja uusi sõpru saada, kuna oli alati see keeleblokk. Et aga noormehe klassis olid vaid mõned üksikud vene keelt kõnelevad lapsed, sai ta eestikeelses keskkonnas meie riigikeele suhu juba põhikooli alguseks. Pärvisega samas kooliastmes õppiv Eesti perest pärit Hanna ütleb, et muukeelsete koolikaaslastega suhtlemine on andnud talle parema vene keeleoskuse ja arendavaid kogemusi. Ja näiteks kunagi mu parim sõber, ta räägib kodus nii eesti keelt kui vene keelt. Et oligi, et ta tutvustas mulle näiteks vene muusikat ja oligi, et kui mul oli näiteks mingi küsimus kodutööga, siis mul oli ka hästi kergelt kohe abi olemas. Või siis töö juures mul on ka veneastast sõbrad. See on hea, kui ma olen kellegagi koos tööl, kes oskab vene keelt, et siis on ka vene klientidega palju lihtsam koostööd teha. Et ma ei näe üldse, kuidas mõjutaks negatiivselt. Need on ideaalsed näited, kuidas eri emakeelega laste lõimumine võiks koolis välja näha. Paraku tänane reaalsus on kujunemas teistsuguseks. Läbi aastate on vene emakeelega lapsevanemate seas läinud levima trend panna laps eesti õppekeelega kooli. Nii saab noor siinse riigikeele koolikeskkonnas selgeks ning tal on tulevikus Eestis ka paremad võimalused. See on sedavõrd sage trend, et tänaseks on mitmetes Eesti õppekeelega koolides pooled õpilastest muukeelsest perekonnast. Näiteks Tallinna Kuristiku gümnaasiumis on nende osakaal tõusnud 40%-ni. Kõige rohkem on muukeelseid õpilasi algklassides.
Minu klassis on 25 õpilast, puhta eesti keeles on tõesti 5–6 õpilast, siis on seal vahepeal väga sellised tublid, kellel on nii eesti kui vene keel kodused keeled, nad tõesti valdavad olmetasandil mõlemit keelt. Siis on sellised õpilased, 5–6 tükki, sealt tuleb veel kokku, kes ei oska üldse eesti keelt. Nad ei tea väga tavapäraseid eesti sõnu, ma ei tea, näiteks erinevaid värve, näiteks sööginõusid, on ju. Ja siis on mul klassis veel 2 õpilast, kes ei tea eesti keelt, absoluutselt ei tea isegi, kui nad tulid, nad ei teadnud tere, nad ei teadnud head aega, nad ei teadnud mina. Kuidas aga õpetada loodusõpetust või viia läbi etteütlust sellistes klassides, kus õpilaste keeleoskused on niivõrd erinevad? On see siis keelekümblusklasside rakendamine, tugisüsteemi loomine, abiõpetajate palkamine või miski muu? Näib, et õpetajad tulevad sellega toime. Küll aga, kui klassides õpib võrdselt eesti ja vene emakeelega õpilasi, ei pruugi koolis eesti keel enam kõlama jääda, nii et ka vene lapsed ei saa riigikeelt nii hästi enam selgeks. Meil üks tubli üliõpilane kaitseb sel kevadel magistritöö, milline kooli tegelikkus on nendes segaklassides ja mis sealt välja tuli, see tudeng, kes muide ise on venekeelne, vene keskkonnast, aga ta räägib väga ilusasti eesti keelt ja tema väidab, et kannatavad eesti õpilased kõige rohkem sellistes klassides intervjuude ainetel, sest ta intervjueeris ka lapsevanemaid. Me oleme mõnikord olukorras, kus me näeme, et see õpiedu või et õpitulemused ei ole ootuspärased ja on raske hinnata, kas selle taga tegelikult on vähene keeleoskus või selle taga on näiteks juba sügavam õpiraskus või mõni muu põhjus. Kontingent on väga kirju, erinevad kodud ja ma julgen väita, et see on üks põhjusi, miks õpetajad massiliselt lähevad koolist töölt ära ja ei lähe kooli tööle. Soomes rakendatakse muukeelsest perest pärit laste puhul enne kooli minekut keeleõppe vaheaastat, nii et enne esimesse klassi minekut oleks nende keeletase ligemal soome keelt kõnelevate lastega. Eestis pole ka miskit välja mõeldud. Eri keeli kõnelevate laste ühtmoodi hästi õpetamine on eelkõige õpetajate õlul ning seda enam sõltub laste õpiedu ka sellest, kui palju aitavad keeleõppele kaasa kodus vanemad. Me ei saa oodata tegelikult, et kodud võtaksid eraõpetajaid. See on meie töö õpetada lapsi, aga kodu saab toetada kas või sellega, et laps käib näiteks eestikeelses huvitegevuses või et laps vaatab näiteks kas või eestikeelseid multifilme, et lapsevanem seda eestikeelset keskkonda annab talle ka juurde. Järgmisest aastast, mil vene õppekeelt hakatakse kõigis koolides kaotama, on oodata, et segaklasside moodustumine läheb veelgi massilisemaks. Lasnamäel tegutseb täna 10 üldhariduskooli, vaid 2 neist pakuvad täna õpet eesti keeles. 2024. aastast hakkavad eesti keeles ka eesti lapsi õpetama kõik koolid. Lapsele ei määrata kodukool enam mitte kodukeele alusel, vaid selle järgi, kus ta elab. Näiteks Mahtra tänaval elav eesti lapse kodukool hakkab olema siis Mahtra põhikool, kus täna veel toimub õpe vene keeles. Loomulikult mul on selline õigustatud kahtlust, et eesti kodukeelega lapsevanemad ja lapsed ei nõustu sellega, et neid õpetavad õpetajad vigases eesti keeles. Et see on selline väga muret tekitav olukord tekkimas. Mind huvitab väga, kus leitakse siis need õpetajad, kes seal endistes vene koolides niimoodi suudavad eesti keeles õpetada, et kust need leitakse. Kuni muudatus jõustub, on uute õpetajate leidmiseks ja olemasolevate pedagoogide täiendkoolitamiseks umbes aasta veel aega. Siiski on koolid muutuste eelärevil. Võib juhtuda, et eesti lapsed suunduvad piirkondadest, kus on muukeelset elanike osakaal suur, õppima üha rohkem teiste linnaosade koolidesse, kus neid võetakse vastu siis sisseastumistestide alusel. Kuidas anda uus hingamine kulunud lemmikrõivastele või mida põnevat meisterdada vanadest mööblitükkidest? Viime teid täna töökodadesse, kuhu nende asju putitama oodatud igaüks. Sellest tuleb juba, ta ongi valmis,
kassipesa, üks hästi ilus mustavalge kirju kass siin Koplis ja tema saab omale pesa. Tallinna teenetemärgi omanik ja liikuvusekspert Mari Jüssi teeb hoolimata ilmast ja aastaajast kõik oma käigud rattaga. Kui ma rattaseljas olen, siis see toob naeratuse näole igatahes. Herold viib teid täna ajarännakule Tallinna dominiiklaste Katariina kloostri ääres paiknevasse mahukasse viljaaita. Mida teete teie enda jopega, kui lukk on katki läinud või pükstega, mis vajaksid veidi lühemaks õmblemist? Teadmiseks kõigile, et Tallinnas avati äsja ühes uuskasutuskeskuses õmblustuba, kus rõivaste parandamisteenuseid pakutakse sootuks tasuta. Aga näitame teile järgnevas loos ka seda, mida ette võtta vana mööbliga, mis esmapilgul tundub, et on oma aja ära elanud, kuid tegelikkuses annab sellest ehitada väga väärtusliku sisustuselemendi. Kui teil juhtub kodus olema mõni katkine mööbliese ning mõtlete, mis sellega peale hakata, siis teadke, et Kopli 93 parandustöökojas saate anda sellele täiesti uue elu. Pealinna esimene kogukondlik parandustöökoda, mis asub Kopli 93 kogukonnakeskuses, on tänaseks olnud avatud 8 kuud. Selle aja jooksul on sealt uue elu ja tutika välimuse saanud 100 esemed. Katkine tool, vana laud, pööningult leitud mõni vanaema antiik või on täitsa tavaline nõukalaminaat, kõik läheb loosiks. On leitud katkise spooniga laud, mis on siis spooniparandustega ära tehtud, täiesti uus nägu peale tehtud, on uued uksed tehtud, on vana alla kukkunud aken on saanud uued raamid, et kõik on selline nipet-näpet nokitsemine, et kõik on omamoodi huvitavad, et ei ole ühtegi korduvat projekti, et tuleb täpselt samamoodi kellelgi välja või täpselt sama asi. Parandustöökotta lähevad inimesed enamasti oma idee ja nägemusega ning meister annab koha peal nõu, milliseid tööriistu ja kuidas kasutada. Siin me võime näha ühte sellist vana ust, mis on saanud endale täiesti uue disaini ja näeb ülistiilne välja, et kuidas see siis sündis? See uks ühel hetkel ilmus meie töötoa taha. Mulle kirjutas üks naisterahvas, et ta hakkab oma ust siin siis disainima ja parandama ja see on üks vana talumaja uks, mis läheb sinna talumajate tagasi. Ta oli selline, palju väsinum, kui üks uks olla saab, liimiti kokku, sai kitti pandud, klaas ilusti kinni pandud ja kõik see värvilahendus ongi siis selle sama naisterahva enda poolt. Ma arvan, et see on üks värvikamaid näidiseid siin töökojas üldse, et loodan, et sellised tuleb veel ja veel. Sellest tuleb juba, ta ongi valmis kassipesa, üks hästi ilus mustavalge kirju kass siin Koplis ja üks Valgevene naisterahvas on siin käinud 3-4 korda seda tegemas ja ta on juba meistriks saanud. Huvitav on see, et Kopli 93 parandustöökotta pöörduvad valdavalt naised. Tundub, et inimesed tänapäeval tunnevad huvi sellise taaskasutuse vastu ja et mitte ära visata, vaid anda hoopiski asjadele ikkagi uus elu. Täpselt nii. Et see hulk, kui palju me oleme maailma tühjaks ostnud ja kui palju meil seda nodi ja prügi igal pool on, et see tendents ja trend tahes-tahtmata on pöördumas ja huvi on aina kasvamas. Kopli 93 sarnaseid parandustöökodasid soovib ka linn tulevikus Tallinnasse rohkem rajada. Lähitulevikus plaanitakse jäätmejaamad kujundada ümber ringmajanduskeskusteks, kus lisaks jäätmete vastuvõtmisele on samal kinnistul ka parandustöökojad. Me Tallinnas liigume ju ringmajanduse poole ja mõnes mõttes on paralleel siis poodid ja kui me vaatame, kui palju poodi Tallinnas on, siis võiks ju sama palju remonditöökodasi ka olla. Oma uued ringmajanduskeskused, need me juba siis projekteerime ja ehitame nõnda, et seal on need ruumid juba kenasti ette nähtud. Aga siiski me tahaks natukene siis proovida ka nendes olemasolevates jäätmejaamades ja siis me oleme natuke ringi vaadunud ja mõelnud, et kas meil on selliseid ruume ja siin Pääskülas me oleme sellised väiksed ruumid leidnud ja praegu me siis tegelemegi siis nende ruumide sisustamisega. Kel huvi ise meisterdamise ja parandamise vastu, siis jätke meelde, et juba 28. mail toimub Pääsküla jäätmejaama parandustöökojas esimene töötuba. Teemaks puidust aiamööbel. Kevad on käes ja inimesed aiamööblit kasutavad ja võib-olla esimene mõte on see, et lähen poodi ja ostan uue.
aga enne uue astmist tasuks mõelda, et äkki saab vanast ka teha peaaegu uue ja sellepärast siis ongi, et see töötuba, kus me siis inimesed tulevad oma näiteks tooli või lauaga ja meie poolt on siis tööriistad ja vahendid ja meister, kes näitab, et kuidas siis peab. Tallinn on võtnud selge suuna ringmajanduse edendamiseks. Eesmärk on luua elanikele linnaruumi erinevaid võimalusi oma esemete ringlusesse suunamiseks või parandamiseks. Äsja avas linn koostöös Uuskasutuskeskuse ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga Sõpruse puiestee 255 Uuskasutuskeskuses õmblustoa, kuhu saavad linlased parandusse viia nii rõivaid kui ka kodutekstiile. No te olete nüüd olnud avatud nädalakese, et kui palju siis inimesed siin juba käinud on, et on teid üles leitud ja huvi on suur? Huvi on väga suur olnud, selles mõttes, et tehakse planeeringuid, küsitakse, tullakse koha peale, päritakse, mida saab, tuuakse juba rõivad kaasa ja näidatakse ette, mis teha saab. Eeldasime, et tuleb kõige rohkem näiteks lukuvahetusi, siis tegelikkus on see, et on sellised pükste allääre lühemaks tegemine, seelikute lühendamine, et nagu sellised nagu pisemad tööd või siis on aukude lappimised. Et kas inimesed on üllatunud ka, et just see õmblustuba on siin taaskasutuskeskuse tagaruumides, et võib-olla ei oskaks ju arvata, et selline uudne lokatsioon, eks ju? Natuke küll, aga kui me mõtleme seda taaskasutust ja parandustööd, et need on nagu nii kaks ühist suunda, et siis see on nagu nii loogiline. Kas on tuldud ka sellise küsimusega, et näiteks mõni vana asi, mis muidu läheks võib-olla äraviskamisele, tullakse siia teie juurde ja soovitakse, et andke uus elu sellele, et teeme sellest midagi uut ja ägedat teistsugust? Hetkel ei ole, aga see on väga teretulnud mõte, et see selles mõttes ootan huviga selliseid väljakutseid ka. Õmblusparandusteenus on pilootprojektina aasta aega tasuta. Seda toetatakse Euroopa majanduspiirkonna vahenditest. Teenuse saamiseks tuleb ette broneerida aeg kirjutades omblustuba@gmail.com aadressile. Lisaks tuleb teenuse kasutajal täita ka üks küsitlus. Selle aasta jooksul siis püüamegi aru saada, et ühelt poolt, et milline siis see tegelik vajadus on. Tegelikult ju, ütleme, õmbluskodas on teisigi veel, aga just aru saada, et milliste asjadega tullakse, millistel puhkudel ollakse valmis parandama, kuni selleni siis, et kui palju on valmis siis teenuse eest ka maksma ja kus kohas see võib-olla võiks olla. Et võib-olla on ka see logistiline põhjus, et mis on inimestele mugav, et kuhu ta tahaks tulla siis parandama oma asju. Ikkagi ideaalis võiks olla igasugused paranduskojad, et seda nii mööbli puhul, riiete puhul, sest ega need materjalid ei kasva ju puu otsas, et see on kõik tootmine, see on ressursid ja kui sul on juba väga hea materjal, siis nende asjadega tuleks tegeleda ja kõigepealt parandada ja siis alles vaadata, et mis asjadest edasi saab. Herold viib teid täna ajarännakule Tallinna dominiiklaste Katariina kloostrisse, mille üheks osaks oli Vene tänava äärde jääv mahukas kivist viljaait. Tänini on säilinud sealsed põhimüürid, portaalid ja raidkivist detailid. Praegu tegutseb seal restoran Kloostri Ait, mille kirjust ajaloost saategi kohe kuulda. Mõnsus tervitus! Me oleme oma kaameraga taas tulnud Vene endisele Muuga tänavale. Ja kui me vaatame selle tänava idakülge, siis siin sama sees on paar hoonet, mis kunagi kuulusid kloostrile. Ja vaadake, siin kõidab pilku aga suur palakas kangas, millel on kiri teatrum, mis vihjab sellele, et siin asub Tallinna üks noorimaid teatreid, mida juhib Lembit Peterson. Aga hoone ise on vaata, et umbes 500 aastat vanem. Paksude müüridega, kolmnurkviiluga, kitsas hoone viitab meile, et siin tegemist on keskaja pärandiga. Kuigi me näeme mõningaid detaile ja ka mõningaid akneid, mis on sootuks noorema päritoluga. Aga nii see Tallinnas just tavaline on, et keskaegseid majasid moderniseeriti ja neid kohandati vastavalt moodsatele vajadustele. Ehedalt keskaegsed on siin 3 ümarkaarset portaali. Need 2 suuremat parempoolsed ei olnud määratud niivõrd inimestele, kuivõrd hobustele, puhas kootika, aga siin on üks väga huvitav detail, mida me kuskil mujal vanalinnas ei näe. Välised uksed
puidust muidugi, aga ülal on siis võre, moodustab rombid ja nende taga on veel üks umbne uks. Vaat niisugused uksed olid selleks, et kui sees läks niiskeks ja oli vaja tuulutada, siis lükati see sisemine tiib lahti ja õhk pääses liikuma. Need on ventilatsiooniavad keskaegsid. Niisugust mängleva kujundusega lukusilti annab otsida. No tavaliselt on lukusilt üks lammeplaat, aga siin on midagi ka lammeplaat olemas, aga selle peale on joodetud. Näete, niisugused käänulised. Joon ja stiilivoluute meenutavad haarad ja lukus auk on siin keskel. Ja nendel kaunistustel on ka praktiline väärtus. Kui mul on natukene koba käsi ja ma ei leia seda võtmega lukuauku kohe üles, siis vaat need jooned aitavad sattuda õigesse kohta, et saab luku lahti teha. Siin on veel üks portaal, natuke pentsik tundub olevat, sest ta on tunduvalt maapinnast kõrgemal ja siin ees pidi olema väike niisugune trepp või pink, kust astuda ukseavast sisse, et pääseda keertrepile, mis viis ülemistele korrustele. Pärge klooster ja Villiait oli siin kuni aastani 1525. Seejärel klooster suleti ning linn võttis selle hoone ja osa kirikust kasutusele kui arsenaali. Nii et siin oli siis militaariakeskus. Kloostriaida alumise korruse on üle võtnud restoran, kloostriait. Ja siin on midagi ka ürgsed müürid ja mõned huvitavad detailid, nagu näiteks kaamin on siin väga vanamoeline ja üks väike portaal, millest võib jääda mulje, et mungad olid lilliputid. Lugu on selles, et põrandat on hiljem tõstetud ja portaalid keskajal olid nii umbes 1,50–60, sest inimesed olid siiski lühemad, aga mitte lilliputid. Me oleme sattunud teatrumi proovisaali. Nagu te näete, katuse kalde järgi me oleme lausa pööningule jõudnud. Ja proovisaal pole kuigi suur, sest teater on nii ka intiimne ja väga palju näitlejaid siin etenduses ametis ei ole, aga siin on siis nende riided, kostüümid ja tool, et panna istuma seda publikut, kui proovi jälgitakse. Siis on teatrum oma töötajatele sisse seadnud ka väikese kabeli katusekorrusel, kus on, nagu te näete, pult, mille ees võib palvetades põlvitada ja altarilauaks on siin üks väike puidustovalne lauakene. Altarilaua kohal on, nagu päris on see väikene reljeef. No võiks võib-olla soovitada Petersonidele, et nad soetaksid mõne Püha Katariina kujutusega skulptuuri või maalina, nii et selle kabeli väärikust võib edaspidi veelgi tõsta. Apoteoosiks teatriarhitektuuris on mõistagi teatrisaal. Siin on mõnes mõttes eeskuju võetud moodsast Black Boxist, aga teisalt me näeme siin ka kloostriaida pärandit. Põhimüürid on siin ju alles jäänud, olge lahked. Siin on olnud midagi vahelagi ja vaheseinu, mis tuli eemaldada selleks, et saada niisugune suur ruum, kus korraldada etendusi. Siin pakutakse nii klassikalist kui ka moodsamat teatrit ja mitte ainult teatrit, vaid ka tantsu. Teatrumisaalis on 128 kohta. Olgu aga muidugi kokkuvõtlikult öeldud, et Tallinnas on üpris mitmekesine teatrielu ja teatrum kuulub erateatrite hulka, väiksemate hulka, kuid on võitnud viimasel ajal järjest rohkem publiku tähelepanu. Nii et tulgem ka meie siia mõnda järgmist etendust vaatama.
Ajalehe Pealinn värskest numbrist saate lugeda, mida võtta ette kooliõpilastega, kelle kehakaal kiirelt tõuseb. Sajandi algusega võrreldes on ülekaaluliste laste osakaal Eestis pea 3-kordistunud. Pealinna leht arutleb ka selle üle, miks käivad paljud tallinlased sõidueksamit tegemas mujal Eestis ja kas see tasub end ka ära. Ajalehes jagab enda mõtteid ka näitleja Elina Reinolt, kelle sõnutsi kohtumine fännidega meenutab siingi Hollywoodi. Ajalehte saab lugeda juba homme. Tallinna teenetemärgi omanik ja liikuvusekspert Mari Jüssi teeb hoolimata ilmast ja aastaajast kõik oma käigud rattaga. Kui ma rattaseljas olen, siis see toob naeratuse näole igatahes. Heerold viib teid täna ajarännakule Tallinna dominiiklaste Katariina kloostri ääres paiknevasse mahukasse viljaaita. Üks Tallinna teenetemärgi saajatest oli sel aastal Mari Jüssi, kes on teada tuntud liikuvusekspert, jalgrattaentusiast ning ka Tallinna jalgrattastrateegia üks autoritest. Ajamegi Mariga juttu autostumise teemadel ja arutame, kuhu suunas peaks Tallinna linn liikuma. Vasset Tallinna linna teenetemärgi omanikku Mari Jüssit võib linnas näha liikumas pea ainult rattaseljas ja seda elustiili muuta pole naisel plaanis. No tere Mari! Rõõm kohtuda. Kuidas ma võin siin nimetada, kas rattaentusiast või kuidas sa ise ennast defineerid? No liikuvusekspertiks, sest see on olnud mu eriala ja töine valdkond ikkagi praktiliselt 25 aastat. No ka igal juhul minu teadmises oled sa olnud alati see inimene, kes sõidab rattaga ja vist üks esimesi Tallinna linnas, kes on sellest ka kõva häälega rääkinud, aga kuule räägi, mis ratas sul endal on? See on mul väga hästi teeninud ametirattas tegelikult aastast 2000. Oled sa ise arvet ka pidanud, et mitu kilomeetrit sa päevas maha sõidad või mis see kilometraaž on sul kõikide nende aastate jooksul kokku kujunenud? See ei ole eriti suur ja ma erilist arvet ei pea, sest ma elan praktiliselt sellises 15 minuti linnas, Tallinna kesklinna ühes servas, elamust mu töökohti on olnud südalinnas. See on selline, mis vaimsele tervisele hästi mõjub, et ma mõnikord näen, et kui päev võib olla stressirohke ja võib-olla isegi see tänavakeskkond ei ole kõige mõnusam, aga kui ma rattaseljas olen, siis see toob naeratuse näole igatahes. No kui oled sa mõelnud selle peale, et soetada auto, teha juhiload, ma saan aru, et juhilube sul ei ole ja hakata autojuhiks? Mul pole seda vajadust olnud, aga küll ma need ka üks päev teen. Mari Jüssi on Tallinna rattastrateegia üks autoritest. Just selle kava järgi on muuseas viimasel 2 aastal ilmunud Tallinna kesklinna ka uued ja punased rattarajad, mis on tublisti tõstnud ka rattaga liiklejate hulka. Miks sa seda rattateemat oled nii intensiivselt ajanud kõik need aastad? Ma olen näinud, et see on täiesti kasutamata potentsiaal nüüd Tallinnas. Tegelikult Tallinnas on mahemaad väga väikesed, ühistransport väga paljude jaoks ei toimi ja jalgsi ka nagu igale poole ei jõua. Ja just ratas on täpselt see. Mis seis jalgratturitega linnas on? Et kusagilt ma lugesin, et mingil hetkel oli vist ainult 1% linlastest, kes kasutavad jalgratast, et seda on ikkagi väga vähe. Et see number on puudutanud siis kodu ja töö vahet liikumisi. Et kui inimesed ütlevad, mis meie peamine liikumisviis on, et siis on ratas olnud seal meil 1,5% peal ja nüüd 5 aasta jooksul võib öelda, et sellest väiksest tasemest on Tallinn siis 2-kordistunud see jalgrattakasutus. Võib-olla nooremad põlvkonnad või need, kes on, mul tundub ka hästi paljud need, kes on võib-olla kuskil Euroopa linnas selle rattasõidu pisiku saanud igapäevasteks tarbeliikumisteks, tulevad Tallinnasse tagasi ja jätkavad siis seda rattasõitu. Ja nõuavad rattateid. Ja nõuavad rattateid. Kui rattateede osas on tõesti esimesed sammud tehtud, siis autostumine on Tallinnas endiselt valus teema. Nimelt pooled igapäevastest liikumistest tehakse meie pealinnas autodega, mis on ühe Euroopa linna kohta Mari sõnul üsna suur number. See, mis võib-olla viimased 20 aastat
ikkagi Tallinna iseloomustus oli see ikkagi, et väga palju sellest rahakulutusest läks uute selliste autokesksete lahendustes. Järvemana teed ja Ülemiste ristmikud ja see tegelikult Tallinna linna kogemus näitab seda, et meil pole võimalik uute teede ehitamisega ummikutest välja ehitada, vaid pigem see siis jälle soodustab seda autokasutust. Kui me vaatame siis Pärnu maanteed ja Liivalaiat, et Liivalaiat on justkui võetud kesklinna möödasõidu teena, et hoiame seal 6 sõidurada või peaaegu 8 sõidurada, aga tegelikult kui me hakkame vaatama, siis seal on jalgsi käimiseks, on mürafoon väga suur, korralikku rattateed seal ei ole ja tegelikult ka väga head ühistranspordiühendust ei ole. Mari kodukant on aga hoopis vaiksem. Juba viimased 25 aastat on see olnud Uue Maailma asum. Aktiivse linnakodanikuna on Mari olnud ka üks revolutsioonilise Uue Maailma seltsi liige. Aasta 2007 oli see, kui just seal toimus Tallinna esimene tänavafestival, mis lükkas üle linna lumepallina käima asumifestivalide kombe. Uue Maailma tänavafestival 6. ja 7. septembril. Paraad, agulimängud, tänavaturud, palju kunsti, muusikat ja head toitu. Tallinnas Uues Maailmas. Ja me just tahtsime, et see toimuks tänaval, mitte nagu paljud võib-olla kutsusid ette, et see laste staadionil näiteks on ruumi küll, et teeme seal ühe laada. Aga me just tahtsime, et see toimuks koduhoovides, tänavaesistel, keset tänavat. Ja me rõhutasime hästi palju seda, et me mitte ei sulge tänavat liiklusele, vaid avame inimestele. Et me kõik need lubade taotlused, mis on vaja päris palju bürokraatiat sellise asja korraldamiseks, siis kõik nad panevad ju tänavad kinni. Ei, kui on mitu tuhat inimest tänaval, siis see tänav on avatud inimestele. Kui popp on täna üldse linnas elamine? Ja võib-olla me näeme nagu seda tagasi linnastumist võrreldes siis selle 15 aasta taguse buumiajaga. Et väga paljud pered said ka aru, et need väiksed lapsed, võib-olla kellega oli siis seal eeslinnas võrdlemisi mugav ja hea elada, siis kui nad kasvavad teismelisteks, siis sõbrad ja sotsiaalsed kontaktid on kõik linnas, et see logistiline peavalu ikkagi nende lastega on paljusid peresid ikkagi suunanud linna tagasi. Ja selliste Uue Maailma linna ajalooliste lähiasumite näitel me saame öelda, et selline elukeskkond võiks ka pakkuda erinevas vanuses, erineva taustaga inimestele sellist kvaliteetset elukeskkonda, kust ei pea siis igapäevaselt kogu logistikat ainult auto peale luues siis niimoodi ringi toimetama. Oled sa kunagi mõelnud selle peale, et võiks elada mõnes teises linnas üldse? Ma olen praegu väga motiveeritud Tallinnas elama, aga mine sa tea. Aitäh sulle! Uuel nädalal on oodata taas suvist ilma, nii et head autoomanikud, ka teilgi tasub mõni käimine teha hoopis jalgsi või miks mitte võtta ette kaherattaline. Sellise mõttega meie seekordne saade lõpetab. Vihjed ja huvitavad tähelepanekud saad ka aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Minu Tallinn on taas teiega järgmisel pühapäeval. Seniks kõike kaunist ja head õhtut!